Ja nüüd räägime sõja järel sõlmitud rahulepingust ja sõja tagajärgedest. Kui esimene maailmasõda lõppes, oli see kestnud 4 aastat ja selles oli hukkunud üle 10 miljoni inimese. Pluss veel mitmeid miljoneid tsiviilisikuid suri sõjategevuse tõttu ja veel miljoneid haiguste ja toidupuuduse tõttu. Terved külad, linnad, sadamad ja tehased olid täielikult ära hävitatud. Euroopa riikide majandus oli täielikult alla käinud ja nende kahjude taastamine nõudis aastaid. See oli kõige laastavam sõda, mis oli maailma ajaloos seni toimunud. Ja nüüd sõja lõppedes kutsuti Pariisi lähistele meile juba tuttavasse Versailles lossi kokku suur rahukonverents, et leppida kokku uus maailmakord ja vältida edaspidi selliseid sõdu. Ja selle õilsa eesmärgi täitmisega sai see Pariisi rahukonverents täiesti uskumatult ja fenomenaalselt halvasti hakkama. Põhimõtteliselt üsna otseselt selle rahukonverentsi tulemuste tõttu puhkes 20 aastat hiljem uus ja veelgi hävitavam sõda. Aga mis seal Pariisi rahukonverentsil siis otsustati? Esiteks, Saksamaad ja teisi keskriike peeti sõjas süüdlaseks. Selle üle on palju vaieldud, et kas ta tegelikult ka oli süüdi, aga igatahes Saksamaad süüdistati ning Saksamaa ja tema liitlased pidid maksma kahjutasusid Antanti riikidel. See oli sakslastele väga alandav, nad olid selle peale väga vihased ja pealegi oli see suureks koormaks nende majandusele. Need kahjutasud olid sellised, et Saksamaa pidi nende maksmiseks võtma laenu ning viimased laenu tagasimaksed maksis Saksamaa 2010. aastal. 2010. aastal! Pole ime, et vahepeal sakslastel üle viskas ja nad kõigile uuesti kallale tungisid. Ja lisaks anti Saksamaa kolooniad lihtsalt võitja riikidele ja britid ja prantslased jagasid ka Türgilt vallutatud alad ära. Ja Saksamaale pandi ka peale igasugu keelud sõjaväe suuruse osas, et neil ei oleks võimalik uuesti teisi riike ründama hakata. Ja nüüd teine asi, mis seal Pariisi rahukonverentsil otsustati, selleks, et selliseid sõdu tulevikus vältida, loodi selline organisatsioon nagu Rahvaste Liit. Ehk siis selle asemel, et oleksid omavahel võistlevad sõjalised liidud nagu Keskriigid ja Antant, mis olid põhimõtteliselt nagu 2 vaenulikku gängi, siis loodi selline organisatsioon, kuhu kuuluksid kõik maailma rahvad ja mis võiks lepitada riikide vahelisi konflikte. Sellised kokkulepped siis. Nagu öeldud, siis kumbki neist asjadest ei aidanud probleeme lahendada, vaid 20 aastat hiljem puhkes teine maailmasõda. Rahvusvahelises poliitikas toimus veel olulisi muutusi. Näiteks Euroopa kaardil toimusid väga põhjalikud muutused. Kõik 3 Ida-Euroopa impeeriumi, Venemaa, Austria-Ungari ja Türgi varisesid kokku. Nende asemele tekkis hunnik väikesi rahvusriike, millest enamik said üldse esimest korda ajaloos iseseisvaks. Nende hulgas olid näiteks Soome, Läti, Leedu ja loomulikult ka Eesti. Kes teab, kas Eesti Vabariik oleks üldse saanud tekkida, kui poleks olnud esimest maailmasõda? Me ei tea seda. Samuti taastati Poola riik ja et Poola pääseks ka mere äärde, siis tehti talle nunnu väike koridor, Poola koridor. Aga sakslaste meelest oli see väga kole koridor, üldse mitte nunnu, sest see oli enne olnud osa Saksamaast. Saksamaalt võeti ära ka Klaipeda ümbrus, Elsass-Lothringi piirkond, Saarimaa ja nii edasi. Austria-Ungarist said eraldi riigid, Austria, Ungari ja Tšehhoslovakkia. Tšehhoslovakkias olid siis 2 rahvust, tšehhid ja slovakid. Ja Balkani slaavlased, sloveenid, horvaadid ja serblased liideti Jugoslaaviaks. Türgi jäi hulka väiksemaks ja sellest sai ilmalik vabariik. Ilmalik selles mõttes, et islam ei ole Türgi vabariigis riigiusku. Aga esimese maailmasõja tagajärjed ei piirdu ainult rahvusvahelise poliitikaga. See sõda mõjutas tohutult ka ühiskonda, kultuuri ja inimeste eluolu. Mille poolest siis? Esiteks, sõja käigus toimus tohutult kiire tehnoloogiline areng, sest mõlemal poolel oli vaja kogu aeg paremat relvastust, et teisi alistada. Näiteks kasutati sõja käigus esimest korda mürgigaase, mis söövitasid hingamisteid ja olid surmavad. Esimest korda kasutati ka tanke ja lennukeid. Saksamaa kasutas allveelaevu, millega ta ründas igal pool maailma meredel vaenulike riikide laevu, muuhulgas ka reisilaevu. Ja rääkimata sellest, et arenesid kõiksugu mürsud, granaadid ja haubitsad ja muud relvad, need muutusid veelgi efektiivsemaks ehk veelgi surmavamaks. Aga sõja käigus toimus ka selliseid tehnoloogilisi arenguid, millest oli hiljem ikkagi inimestele rahuajal ka kasu, näiteks kas või lennukite areng. Nii, siis teiseks, muutus inimeste suhtumine sõtta. Kuna see sõda oli olnud nii jube ja laastav, siis järsku muutus väga populaarseks sõjavastasus ehk patsifism. Sõjas käinud mehi hakati kutsuma kadunud põlvkonnaks.
sest nad ei olnud veel jõudnud midagi muud elus kogeda kui sõda ja paljud ei osanud sõja lõppedes enam midagi oma eluga peale hakata. Ja mõned neist, näiteks Ernest Hemingway ja Erich Maria Remarque, hakkasid oma õudsetest kogemustest kirjutama ning hakkasid küsima, et miks seda kõike vaja oli. Ja need raamatud said väga mõjukaks ja kuulsaks ja hakkasid mõjutama ka inimeste arvamust sõja suhtes. Ja üleüldse hakkasid inimesed kahtlema selles, et kas me oleme üldse õigel teel. Mäletate, meil oli juttu sellest, kuidas 19. sajandil uskusid väga paljud inimesed progressi. Et inimkond areneb ja see tehnoloogia areng on meile kõigile hea ja kasulik. Aga maailmasõja ajal inimesed vaatasid, et see sõda oligi nii jube seepärast, et sõjatehnika oli nii palju arenenud. Ja hakati küsima, et äkki see tehnoloogia areng ei muuda maailma paremaks, vaid et võib-olla see hoopis toob inimeses välja kõige hullema, kõige kurjema, kõige metsikuma poole. Ja täpselt samamoodi, nagu hakati kahtlema progressis, hakati kahtlema ka Euroopa ja eurooplaste ülimuslikkuses. Enne mõtlesid eurooplased umbes, et need aafriklased ja indialased ja hiinlased ja araablased ja indiaanlased, need on kõik meist arengus maas, need on nii lollid, nad ei oska tehaseid ja raudteid ehitada, nad ainult kogu aeg sõdivad omavahel. Aga meie, eurooplased, oleme ikka kultuursed ja haritud ja me olemegi loodud maailma valitsejateks. Ja kui meie valitseme teisi rahvaid, siis on maailmas rahu. Aga nüüd pärast sõda hakkas eurooplastel räigelt piinlik, sest see jube sõda puhkes just nimelt Euroopas, mis oleks pidanud olema justkui kõrgemal arengutasemel. Ehk siis me võime selle sõja kolmandaks ühiskondlikuks tagajärjeks nimetada seda, et hakati kahtlema progressis ja Euroopa kultuuri ülimuslikkuses. Ja viimaks mõned positiivsed tagajärjed ka. Esimese maailmasõja järel naiste positsioon ühiskonnas paranes ning demokraatia muutus laialdasemaks. Naistega oli see, et sõja ajal olid kõik mehed rindel, aga tehastes oli ju hädasti vaja tööjõudu, et kõiki neid relvi ja padruneid ja tanke ja nii edasi toota. Ja neid töökohti hakati täitma üha enam naistega. Aga see omakorda andis neile jällegi rohkem iseseisvust ja paljudes riikides said naised pärast sõda valimisõigused. Ja samal põhjusel ei olnud ka moraalinormid enam nii jäigad, naiste riietus muutus vaikselt vabamaks, nad võisid vabamalt valida, kellega nad abielluvad ja nii edasi ja nii edasi. Demokraatia osas toimus areng ka selles mõttes, et pärast sõdu tekkis hulk uusi demokraatlikke riike, näiteks nagu Eesti, ja ka juba olemasolevad riigid muutusid demokraatlikumaks. No ja esimese maailmasõja tagajärgedena võib veel eraldi välja tuua selle, et Venemaast sai kommunistlik riik ja meile on muidugi tähtis see, et Eesti sai selle sõja järel iseseisvaks, aga nendest mõlemast teemast tulevad eraldi videod.